eelmise hooaja jooksul kukkus Premium-liigast otse esiliigasse. Nii ja start on meil antud, et aga ikkagi pall Viimsile ja ikkagi pall Viimsile. Äärele, nii. Kasti. Ja siit ei tule. Ja päris jõuliselt mängitakse ikka, kui siin okei. Ja siit tekib Kalevil võimalus ja Lahe võtab selle ära vasakus ääres. Ja oi! Ja see oli ikkagi väravahi. Ja kõva võitlus käib siin ja Viimsi võitis siit palli vahelt. Tuleb pall Kasti Vaherna! Ja Vaherna hästi keerab siit, on ruumi, keskele tuleb Mägi, tuleb ja läheb ise. Ja Viimsi lõi siit ära. Päris hull. No vaatame kordust siis järgi. Ja oi, Vetkal kaotas siin palli ja seal oli ainult tühi värav, pane sisse ja on olemas number 27. Kuused täis ja kohtunik vilistab selle ära. Esimese poole lõpuks siis. Ja nüüd ja Kalev mängib keskringist palli lahti. Siit jälle tuleb Viimsi vasakult äärelt Vaherna tahtis panna sinna mäele söötu, aga see kohale ei jõudnud, seal ikkagi olid Murage, kes tuleb pall Kasti, siit võtab ette ja saab mööda ja pall on lahti, aga keegi ei ole seal, et see asi. Aga Kalev ikka veel. Ja tõuseb sealt, Tomberg tundub üksinda. Ja on võimaluse koht löögiks ja läheme ääre peale, Jääritsa paneb palli alla ja teisest lainest kolmas laine, aga see nüüd küll oli üle. Tomberg ja nüüd saab Kalev jooksma ja Lahe vastas, sai jala vahele. No päris ja ei saa seda palli Kastis. Ja saab mööda ja saab palli Kasti, aga ei saanud sealt ikka see pall läbi. Ja jätab ära, tuleb pall Kasti ja Lahe sai käed vahele. Aga pall ikka Kalevil. Tuleb pall Kasti ja kes seal tagaposti, oih. Artur Sibul, kes seal sai enda pea vahele. Päris hästi seal oma mängijast eemaldus, aga no ikka siin Viimsi paneb selle pikema palli ette. Võideldakse ikka, siin tuleb teises laines, tuleb Krimm. Aga ei lähe see. Ja siit tuleb pall liini taha kiiruse pealt. Karl Mägi läheb 1-1. Ei lähe, jätab Fofanale ja 2-0. 2-0. No midagi ei ole teha, no. Siit pidi tulema ära see. Kui Viims siis ründaja kiiruse peale lasta, nagu see näha on, et Karl Mägi ikkagi Petruninist jookseb mööda ja Sibula võtab ka ette. Ja siis ilusti jätab selle palli Fofanale, kes saab põhimõtteliselt vabalt lüüa sealt. Ja ega Vetkalil seal midagi teha ei olnud lõppude lõpuks. Tuleb jälle pikem out vasakust äärest. Ja Viimsi läbi ka. Siit tuleb uuesti kaart. Ja siit sai punase. Kohe uus mees, Rodem Vahe platsil aktsioonis, aga ja seal Petrunin kõrge jala. Kui siin nüüd Fofana võitleb siin palli pärast, nüüd tuleb Murage. Ja kohtunik on selle mängu meil siin lõppenuks vilistanud, kui Viimsi.
No meil võib-olla täna päris 100%-list ei olnudki, kui ma praegu mõtlen, aga no meil oli siuksed, mida Aleksander ära lõi ja mul endal ka seal oli üks, mis Aleksander ära kasutada, aga no täna lihtsalt ei suutnud, aga eks järgmine kord saame. No värav oli see, et läksime tiimina hästi pressi, põrkas teine pall ette, vaatasin, et väravat on väravast väljas, lõin, läks sisse ja väravsööt, kiirus oma trump, sain ilusti jooksu peale palli, vaatasin, et Fana teisel äärel on olemas, söötsin talle ja värav väga hästi läinud.